Kuulate podcasti Oskustega tulevikku, kus hariduse ja töömaailma ühisosadest, oskustest ning tulevikust räägivad oma ala asjatundjad. Tere tulemast tänasesse saatesse. Mul on uskumatult hea meel, et Haridus- ja Noorteamet on ellu kutsunud sellise podcasti, kus saame rääkida koolist, tööst ja praktikast päriselt ning otse. Mina olen teie saatejuht Kairi ja täna on meil plaanis väga päevakajaline teema, sest just toimus parim praktika 2025 konkurss. Detsembrikuu alguses selgusid siis tänavused kõige silmapaistvamad praktikandid ja parimad praktikavõimalusi pakkuvad ettevõtted. Tegemist on konkursiga, mis toimus juba 10. korda, mida see endast kujutab, miks osaleda ja kuidas selgusid parimad. Sellest ja paljust muust jutustame meie tänaste saate külalistega. Tere tulemast saatesse Maribel, BFM-i tudeng ja publiku lemmikpraktikant 2025. Tere, aitäh kutsumast. Ja tere tulemast saatesse Merili, Eesti Ekspressi peatoimetaja, Maribeli praktikajuhendaja. Tere. Enne kui me hakkame konkursist lähemalt rääkima, siis ma armastan alustada ühe ja sama küsimusega kõiki saateid. Ja see on, mis on üks oskus, mille olete elus õppinud ja mis on osutunud teile kõige kasulikumaks? See on päris lai küsimus, on ju, et kuidas selle läheneda, et natukene söögi tegemisoskus tuleb elus kasuks, kui nüüd nii läheneda, on ju. Aga kui tööalaselt mõelda, siis võib-olla aja planeerimisoskus on see, mida sa õpid päris valusalt, kui see ei jookse ja siis loodetavasti järgmine kord teeb paremini ja see tuleb päris palju kasuks. Täiesti nõus. Maribel? Jaa. Saab on ju mitmeti vaadata. Ma arvan, et väga paljud asjad siin elus taanduvad ikkagi inimeste vahelistele suhetele ja suhtlusele, sellest oleneb väga palju. Ja minu arvates see kuulamisoskus on selline kunst, mis hakkab siin tänapäeval aina niimoodi kehvenema inimestel. Nii et seda on hea hoida ja osata nagu ära taibata, et okei, millal mina taandun, millal mina ei lenda oma teemadele peale, mis on selle inimese murepunkt, õnnestumine, küsimus, millega ta natuke maadleb ja siis sa nagu taandudki natuke ja siis sa nagu pühendudki sellele inimesele pigem ja sa võid väga toredaid uusi asju teada saada, seda inimest aidata, iseennast aidata, nii et sellega saab väga palju siin elus lahendada. Ja ma lisan Maribelile, et tegelikult see vaikimisoskus, see on elus tuleb kasuks, mida tegelikult inimesed võiksid rohkem kasutada. No see on ju nii keeruline, tahaks ju arvamust ikka avaldada kõige osas. Aga ma olen nõus, et see kuulamise oskus tuleb absoluutselt igas eluvaldkonnas kasuks ja kindlasti seda ka praktika käigus. Ma muidugi ole siin mitu dekaadi nüüd praktikal käinud, nii et võib-olla korraks räägite paari sõnaga, et kuidas see üldse tänapäeval välja näeb, see praktikaprotsess, et sinna kandideerimine, juhendamine, praktikal olemine, kui pikk see aeg üldse on ja kõik sellised igapäevased küsimused. Eks igas ettevõttes organisatsioonis ole ju erinev, mõnel ongi ette nähtud selline kindel praktikaperiood on ju, üldiselt on see suveperiood, mõned organisatsioonid võtavad aastaringselt, peamiselt need, kes pakuvad, eks ole, tasustamata praktikat. Aga eks see väga olenebki, võib-olla juhendaja oskab paremini öelda. Ja, et pigem me oskame rääkida meediaettevõtetest, et ajakirjandusväljaanded alati suvel võtavad praktikante. Väga kaua, nii kaua kui ma tean, et lähemalt ajakirjandusväljaande tööd, nii on see olnud ja tegelikult praktikandid ei ole lihtsalt suvel sellised töövarjud meil, vaid tegelikult neil on alati ootused igas väljaandes, et nad päriselt peavad kirjutama ja nad päriselt peavad avaldama asju, sellepärast et muidu meil jäävad lihtsalt lehtedes tühjad kohad, nii et nad tegelikult on võetud nagu päriselt tööle. Kuidas see praktika siis ütleme Eesti Ekspressi puhul välja näeb? Tegelikult me oleme siis Delfi Meedia osa. Delfi Meedia tavaliselt kuulutab siin varakevadel või isegi veel on talv, kuulutab välja praktikantidele konkurssi. Kõik praktikandid saavad siis vaadata, millisesse väljaandesse nad tahaksid Delfi Meedias üldse kandideerida ja saadavad sinna oma sooviavalduse, esimese eelistuse, vist oli nii, teise eelistuse, miks nad tahavad kandideerida, motivatsioonikirja ja siis kõik need osakondade juhid või peatoimetajad võtavad need sooviavaldused ette ja kutsuvad inimesed vestlusele ja siis räägime inimestega ja üldiselt seal aprillis on juba praktikakohad paigas ja tavaliselt praktikakoha teksti Ekspressis vähemalt aeg on alanud niimoodi juuni keskpaigas kuni ütleme sinna 20. augustini. See on lihtsalt kõige tihedam kui puhkuste periood toimuses, et siis on nagu hea, kui praktikandid on kohal ja ma tegelikult olen süsteemid on erinevad, toimetused teevad erinevaid valikuid, aga ma ise olen alati praktikantidele öelnud, et ärge tulge 1 kuuks, pole mõtet, sellepärast, et sa 1-2 nädalat elad sisse alles, et sa saad kõigest sellest praktilisest
mudrust läbi ja siis sa alles hakkad nautima seda, et sa saad kusagil järje kätte, et lugusid tegema, et kui tulla, siis tuleb pikemaks perioodiks, et siis sa saad päriselt selle kogemuse kätte. Ja umbes nii ta käib. Ja ma lisaksin, mis Merili jutust ka kõlas, rõhutan, aprilli lõpuks on tegelikult asjad paigas, aga väga paljud jäävad molutama, et kuskil kirjas on küll, et tähtaeg on mingi mai lõpp, on ju, aga mida varem, seda parem. Jääd kohe ise ka silma, et oled üks esimesi neid innukaid, on ju, kes tunneb huvi. Aga kuidas veel silma jääda, et ma kujutan ette neid kandidaate, kes tahavad praktika kohale, on ikkagi palju, et isegi minu ettevõttele, mis on väike ettevõte, laekub neid pidevalt. Kuidas siis eristuda, et päriselt pääseda ka sinna praktika kohale? Konkurents on kahtlemata pingeline, sa võid muidugi ennast ju suuremaks alati rääkida või isegi valetada, on ju, aga kui sul on selline reaalne asi, mida ette näidata, käega katsutav asi, ma saan aru, see võib keeruline olla kooli kõrvalt ja noorena ja võib-olla ei ole praktika kogemustki, et nagu mingit tööd ette näidata, aga kui sa kirjutad, ma ei tea, arvamuslugusid, veel parem, kui need on avaldatud, on ju, koolitööd kõlbavad väga hästi ette näitamiseks, mina näitasin. Just, et ma hindan ise vestlustel sellist inimese motivatsiooni. Et mitte nii, et kui mulle tuleb praktikant, kes ütleb, et ma tahaksin tööstada Eesti Ekspressis võib-olla, aga siis võib-olla ka ERR-is ja siis võib-olla Postimehes, ma ei teagi, mida eelistada, siis ma tegelikult juba enam väga ei ole huvitatud, sellepärast, et ma tahan, et Ekspressi tuleksid tõesti need inimesed, kes tahavad Ekspressis ennast proovile panna. Nad näevad selles väärtust, nad on huvitatud just Ekspressis kas formaatidest või sellest, mida me teeme. Ma tahan näha, et inimene on tööle tulles ette valmistatud. Ma ei usu alati kõike seda, mida nad ütlevad, mis lugusid nad on lugenud, kas nad neid ajakirjanikke päriselt teavad või õppisid pähe, aga see polegi oluline mu jaoks. Et ma tahan näha, et ta tahab nii väga seda kohta, et ta tegi ettevalmistuse. Et see pole minu jaoks oluline, kas ta päriselt tegelikult võib-olla luges kõiki lugusid või kas ta päriselt iga nädal loeb seda Ekspressi, aga kui ta tegi ettevalmistuse selleks päevaks nagu, ja selleks vestluseks, siis see juba näitab midagi, et ta tõesti nagu tahab, et paljuski hindame nagu seda, jah, et ja siis eks palju on ka seal vestlusel on juttu sellest, et võib-olla Maribel ka mäletab, et ma vist rääkisin ikkagi, et raske on. Eesti Ekspressi töö on raske ja ta ongi raske, et ma olen näinud ka ikkagi, et see ei ole päris, et lähen laadale ja kirjutan ühe pildi allkirja sellest, vaid et sa pead probleemlugusid kirjutama, sa pead teemasid leidma ja sa pead tähtajaks tegema ja see läheb alati mingi hetk stressirohkeks, et sa pead tahtma sealt läbi närida ja sa pead olema valmis selleks pingutuseks, et ma olen halastamatult rääkinud alati selle ära, sellepärast, et siis inimesed teavad, mis see ootus on, et ja see ongi nagu ka hea katse praktikantile endale, et saada nagu aru, kas see töö tegelikult sobib. Et üks asi on koolis kirjutada 4 kuuga üks lugu, valmis niimoodi toetava juhendaja käe all, aga kas sa suudad iga nädal kirjutada loo? Et see on natuke teine asi, aga see on see töö tegelikult. Ja siis sa saadki tunnetada seda, et kas mulle sobib see töö tempo, kas see töö iseloom mulle sobib, kas ma suudan ideid genereerida, kas ma tulen sellest pingelisest ajasurvest ka välja. Ja siis saadki nagu aru, et kas see töö on sulle või ei ole. Kuidas sina siis praktika käigus, kas said aru, kas see töö on sulle, kas oli väga stressirohke ja kuidas üldse sellest kogu 3 kuu praktikast said maksimumi võtta, sest see on tegelikult suhteliselt lühikene periood, et kõik teadmised sisse ammutada, et kuidas seda teha? No esimene nädal õigemini oli kahtlemata šokk, sellepärast, et kui sa tuled, siis sul on ju selles mõttes allikatega 0 kokkulepet, võib-olla ta isegi ei ole rääkinud, lobisenud, on ju, sul on lihtsalt idee, aga kui sa hakkad juba kirjutama, avaldub esimene lugu, avaldub teine ja siis tegelikult nende nädalate jooksul sul on juba tegelikult mingi 4 loo väike materjal nagu olemas ja mingidki kokkulepped, et kindlasti see esimene nädal, kõige pingelisem, mõtled, kas sa üldse midagi toota nagu suudad, kui sul ei ole üldse kokkuleppeid. Aga 2 kuud olin praktikal siis kokku. Kuidas see küsimus täpsemalt oligi? Kuidas sa sellest siis maksimumi võtsid selles mõttes, et oma karjääri edendada ja tõepoolest õppida nii-öelda oma ala professionaalilt kõike, mida vähegi võimalik on? Ma katsusin hästi ühendada seda, mida minult oodatakse, mida mina endast anda tahan. Ja üldiselt ikkagi need teemad, mis ma pakkusin, olid hästi ekspressilikud, mis oli kahtlemata nii rõõm neile kui ka mulle, on ju, et
et ma usun, et selles osas mul oli juba nagu eos hästi, et mul lihtsalt minu väljavaated ja minu kuidagi meeldivus hästi sobib selle väljaandega, ütleme nii, jah. Et väga oluline on see õige koht ikkagi enda jaoks Ja. leida, et mitte igale poole kandideerida, vaid päriselt sinna, kuhu sa siis ka tahad. Ja et see kahtlemata oli mulle kõike muud kui suvaline nagu. Mis sinu jaoks need võtmeasjad olid, et kuidas praktikanti juhendada siis läbi selle stressirohke perioodi ja samamoodi, et ta väljuks praktikast niimoodi, et ta on saanud väga palju targemaks? Tõtt-öelda ei ole mina ainukene praktikajuhendaja, et ka meie toimetajad Kertu Jänese ja Urmas Jaagant väga palju panustasid praktikantidesse, sellepärast et süsteem on selline, et kuigi minuga lepiti teemad kokku, meil toimus arutelu, siis lõpuks seda esimest drafti ja mustandit nägid toimetajad, kes andsid siis väga konkreetse juba tagasiside, et kus me siin lõike tõstame ja kus on mingid allikad, võib-olla on vaja veel kellegi rääkida, et mina teadsin nagu üldisemalt. Nii et meil oli selline nagu kambatöö, on ju. Kuidas praktikante toetada? Toimetused on ka minu meelest, ma arvan, 20 aasta jooksul väga palju muutunud oma kultuuris, et võib-olla kunagi oli see rohkem nii, et praktikandid tulevad ja õppige ise ujuma. No või ilmselt oli see paljudes ettevõtetes nii, et tule toimetuse koosolekul, kui sul teemat ei ole, siis me võib-olla ütleme kuidagi veel toimetuse ees sulle ka nagu, et kuidas siis nii. Et mis tegelikult võib olla väga traumeeriv, eriti kui sa oled noor ja alustav, sa oled nagu nii ebakindel, et on väga raske nagu selles võib-olla toimetuse üldkoosolekul hakata äkitselt õigustama või et saada aru siis, mida mult tegelikult nagu oodatakse. Selleks, et ajakirjanikel, noorte praktikantil oleks ka turvaline keskkond, ma tegin tegelikult, iga aasta olen teinud, igal suvel, mul on umbes 3-4 noort olnud, alati teen eraldi koosoleku nendega. Et meil on iga nädalane oma praktikantide koosolek, kus me siis saame arutada kas mingeid ajakirjanduses, mingeid väga spetsiifilisi teemasid, kus on vaja süvitsi minna, et midagi, et kuidas lugusid jutustada, kuidas allikatega suhelda, mis iganes teemad tulid ette, on ju, arutada, kuidas lood läinud on ja arutada omavahel nagu teemasid. Et siis on nagu selline nagu väike oma nagu siuke noorte toimetus, mis tähendab seda, et kui juba toimetuse koosolekule minna, siis teil oli juba kindlus, et te olite mingi teema töösse pannud, teil oli asi, millest rääkida, te olite sellega juba tööd teinud, on ju. Mis on nagu oluline meie puhul veel, et mida ma olen ka praktikante rääkinud, kui ma tööle võtan, et siis meie ootus ei ole ju see, et nad tuleksid ja võtaksid eeskuju kellest, kes kohe niimoodi, et nii, ma tahan kirjutada neid rahapesulugusid või ma ei tea, mis keerulisi majanduskuritegusid, et see ei ole see ootus. Tuleb tulla ja olla sina ise, tuua omad teemad, et öelda, mis sinu meelest on oluline, on ju, et ei ole vaja nagu kopeerida siis vanemaid kolleege või püüda nende moodi olla või et see ootus ei ole ka see, et sa hakkaksid kirjutama väga keerulisel teemal, kus sul ei ole veel kogemust, on ju. Me ei anna selliseid teemasid sulle üldse kohe esialgu, et pigem nagu areng on ikka järk-järguline, lihtsam on siseneda niimoodi, et sa kirjutad teemadest, mis sind huvitavad, sul on mingi kogemus või sõpruskond, on ju, ja see on okei. Et kuidagi niimoodi ehitada siis toimetus praktikantide ümber selline normaalne ja turvaline keskkond, kus nad saaksid siis nagu areneda. Mulle väga meeldib see mõte, et on ikkagi korra nädalas siuke regulaarne istumine ja omavahel arutamine, et kõik osapooled saaksid siis praktikast maksimumi, on ju. Kuidas te tunnete, et miks üldse praktika kui selline vajalik on, et miks mitte kohe tööle ja nii on, et ettevõtte seisukohast ja ka noorte seisukohast? Teemegi selles järjekorras võib-olla või ettevõtte? Ettevõtte seisukohast, miks on vajalik? Tööjõud. Aga okei, jätame selle kõrval, et ega meie ju ka saame ju noortelt väga palju sisendit ikkagi nagu praktika jooksul. Et see, mis on olulised teemad, kuidas nad üldse meediat tarbivad, fun fact, alati noored tulevad, ütlevad, et nad kunagi paberlehte käes ei hoia. Kunagi nad ei hoia seda käes, ei, ma ei loe seda, on ju, aga siis kui on suve lõpp, siis ikkagi veetakse, kõik veavad oma paberlehti koju, sest see on mu lugu ilmus paberlehes, et siis äkitselt on see oluline. Aga muidu varem ei loe mina paberlehti, pikad lood, ei, aga kõik see ei kirjuta hästi pikad lohed kokku. Et sellest on nagu huvitav, jah, see muutumine, aga jaa, me saame nagu ideid, me saame mingisuguse sissevaate tegelikult meie tulevastesse lugejatesse, on ju. Aga me saame ka teada seda, et mida nendele noortele võib-olla koolis õpetatakse, et mis see haridus on, võib-olla me saame neile anda ka ise sisendi, et nad teavad ise siis koolis ka küsida mingeid asju, kui nad tunnetavad, et vot mingid asjad on puudu võib-olla või mida võiks nagu tähtsustada või et mina vist rääkisin teile hästi palju mingitest statistikast, andmeanalüüsist, et see on oluline tuleviku ajakirjanikul, on ju, et kui palju teil koolis seda õpetatakse, on ju, et see on niisugune vastastikune info vahetamine tuleviku jaoks. Väga hea.
Ja üks asi on tõesti see, mida sa koolis õpid, on ju, ja teine asi on see, mida sa nagu siin kuuled, et mida on reaalselt vaja, on ju, nagu sa rääkisid sellest andmeanalüüsist ja kõik, eks ole. Kahtlemata see annab ka ju noorele inimesele võimaluse nagu nii-öelda ennast välja panna olenemata sellest, kust ta tuleb, sest kahtlemata on niimoodi, et mõni noor inimene, ütleme, on äkki nimekamast perekonnast ja saab juba niikuinii eos selle koha. Lihtsalt vanemad teevad väiksed läbirääkimised ja ongi korras, on ju. Eesti võlu ja valu. On ju, aga jah, et kui sa tuledki nagu kuskilt kaugemalt, siis saadki näidata, kes sa oled, on ju. Ja tahaks vähemalt loota, et seal on see konkurents nagu võrdne. Kuidas sa tunnetad ajakirjanduse mastaabis siis, et see, mida te koolis õpite versus see, mis siis tööl on, kas on hea seos oma vahel või on need kuidagi balansist väljas? Tallinna Ülikooli koha pealt kindlasti võiks olla rohkem praktilist ajakirjandust, et ma olen tunnetanud, et mõned ained, no jah, võib kasuks tulla, aga ta nagu ei korva piisavalt, mul on selline tunne. Jah. Väga põnev. Aga räägime nüüd sellest ka, milleks me tänase saate üldse ellu kutsusime, ehk siis parima praktika 2025 konkursist. Miks teie otsustasite osaleda ja mis asi see konkurss üldse on? Juhus, kui keegi ei ole kuulnud sellest. Ei otsustanudki osaleda, et tegelikult ma ei teadnud, et selline asi on. Et ma olin kõik lood ära kirjutanud ja siis ma alles sain teada, et mind esitati sinna. Ahaa, nii et juhendaja käsi on siin mängus. No jah, meie ettevõte tegelikult on, ma pean tunnistama, et ma vist ajalugu ei tea, aga ma äkki mõtlen, et äkki me oleme eelmistel aastatel ka minu teada esitanud ikkagi maja peale vähemalt ühe praktikandi sellele konkursile, et on oluline lihtsalt tunnustada inimesi oma töö eest ja näidata, et me ka hindame oma praktikante, on ju, et milliseid saavutusi nad teinud on. Ja sel aastal tõesti Maribel oli see, kes osutus siin majas siis välja valituks. Paljude seast, palju teil siin neid praktikante siis oli? Ka selle vastus me on täpselt võlgu, aga ma ütlen 10. Äkki 30-40 praktikant terve maja peale. Aga siin on ka reklaamiosakonnas oli praktikant ja äkki assistentide juures, et kõik ja fotoosakonnas, et kõik ei ole siis kirjutavad ajakirjanikud. Ja Maribel osutus välja valituks ja kirjutasime Maribelile iseloomustuse ja saatsime konkursile ja jäime lootma parimat. Aga igatahes, et küsimus ei olegi sellest, kas tuleb võit või teine koht või kolmas koht või publikulemmik, vaid küsimus on selles, et sa näitad, et sa tõesti tunnustad oma suve inimesi ja hindad neid. Ja ma saan aru, et konkursile tänavu ikka rekordiline arv esitati, et seal oli üle 104 osaleja, et kuidas siis üldse silma paista? Et ma saan aru, et te kirjutate sinna mingisuguse motivatsioonikirja või kirjeldava kirja, et kuidas siis see nüüd nii eriliseks teha, et silma paista? Hea küsimus, ma ütleksin, et kirjuta lihtsalt nii, nagu asi on, kirjuta lihtsalt tõde, et mis seal ikka ilustada või et paremaks kirjutada, et ega valel on lühikesed jalad, et ja nii saigi võetud, et vaatasime Maribeli lood üle, on ju, vaatasime, kuidas lugejad neid hinnanud on, mõtlesime tagasisidele, mis suvel tuli Maribeli lugudele ja nii see väike iseloomustus siis kirja sai pandud. Kas seal mängis rolli nii töökvaliteet kui ka töökollektiivis olemine nii-öelda isiksusena, meeskonna liikmena? Jaa, ikka, et kui ma nüüd mõtlen, siis sinna iseloomustusse sai ka kirja pandud, et see, kuidas Maribel töötas ka meeskonnas ja arvestas meeskonnaga ja ka just see, et ajasurvega pean vastu sellele, loodesitan õigeks ajaks, et see võib tunduda, et mis tähenärimine see veel on, aga tegelikult toimetuse töös, mis tundub väga loov, on see tegelikult üks suur süsteem ja ratas, kus kõik peab töötama õigel kellaajal ja minutil ja kui keegi jääb kusagil seal tukkuma, siis see häirib tegelikult terve toimetuse tööd. Maribel sulandus väga hästi toimetus ja muidugi me hindame seda, et kuidas inimene suudab ka ise teemasid leida. Muidugi toimetus ei ole alati nii, et kõik teemad peab 100% ise leidma, et alati nii, et tuleb mingeid huvitavaid teemasid sisse vaatad, et kes on see parim kirjutaja, kellel on paremad kontaktid, on ju. Aga Maribel suutis ka ise väga head teemad välja mõelda. Ja üks niisugune võtmekoht on see, et kas sa suudad välja mõelda tehtavat teemad. See on ajakirjanduspraktikas väga oluline teema. Mida ma sellele silmas pean, on see, et no näiteks kui sa pakud mulle teisipäeval välja, et nädala aja pärast oled sa valmis saanud loo, mille esialgne idee on probleemid haridussüsteemis, siis ma ütlen kohe ära, et ärme seda tee, et see ei tundu tehtav. Aga kui sa ütled mulle,
et vot selles koolis on selline teema, kus on väga lahe õpetaja ja õpilane ja nad tegid sellise asja ja see näitab mingit üldisemat trendi võib-olla haridussüsteemis, ma teen sellest loo, see on ühiskonnas sellepärast oluline, väga hea, kõlab juba nagu tehtav teema, et selle nagu nõksu kätte saamine. See on väga põnev tunnetuse küsimus. Aga räägi korra paari sõnaga, Mari, peale sellest, et kuidas see publiku lemmiku tiitel siis sinule tuli? Kas sa pidid ise midagi tegema ka või oligi lihtsalt internetis inimesed hääletasid su poolt ja oledki kõigi lemmik? Pigem see teine variant, et nagu selles mõttes, mis sa ikka teed, sa jagad, on ju, et sinust on selline postitus tehtud, sa kutsud hääletama, et nagu ütleme, hääli ostetud nagu ei saa, et ma ei teinud nagu selleks mingisugust, ma ei tea, ei hakanud mingi hundirattaid tegema kuskil, et nüüd valige. Ei olnudki TikToki kampaaniat? Ei olnud ühtegi pannkooke ei jaganud ja pastakaid ei teinud, et läks lihtsalt nii. Aga see tuli sinu jaoks üllatusena ka? Kindlasti. Tegelikult juba see, et üleüldse ettevõttes sind niimoodi nagu välja valitakse, et see oli nagu, võib-olla juba see oli mulle selline südantsoojändavam asi. Kas sa tunned, et täna see tiitel CV-s annab sulle ka nii-öelda eelise tööturul? Tiitel. Paned sa selle üldse endale CV-sse kirja, et tiitli osas ma nii kindel ei oleks, aga see, et ma olin siin, kindlasti annab suure eelise, et ma lihtsalt juba mõtlen, et eetiliselt juba panna CV-sse publiku lemmik, võib-olla see sobib kellelegi, aga ma ei ole väga selline suur upitaja. See tunduks just väga põnev, ma tööandjana vaataksin, näe, rahvale meeldib nii, siin on midagi põnevat, peab ise ka uudistama. Võib-olla tõesti. Aga siuke eestlaslik tagasihoidlikkus on, et ei pane ikka neid tiitleid, jah? See natuke käib võib-olla minul isiklikult küll kaasas, et mul on nagu suurem väärtus ikkagi see, et ma nagu siin olin ja see nagu käega katsutav töö, mis ma teinud olen. Ja loodetavasti ka tööandja peab pigem seda oluliseks kui see, et kui palju, ma ei tea, laike ma sain, on ju. Kuidas sina arvad, kui on CV-sse lisatud see, et sa oled parim praktikant või publiku lemmikpraktikant, kas see annab mingisuguse eelise, kui sa vaatad CV-sid läbi ja valid endale siin ajakirjanikke? No kahtlemata seda rida nähes sa mõtled korra selle sisu üle. Aga see positiivne tõsine nagu märk, mis selle reaga kaasneb, on ju see, et selles ettevõttes sellel aastal leiti, et see praktikant tasub esitada konkursile. See ettevõte siis, kes teadis kõige rohkem selle praktikandi tööst ja nägi seda igapäevaselt kõige nagu lähemalt. Et see on võib-olla see oluline nagu märge, mida sa paned enda kõrva taha. Väga hea. Kas te soovitaksite teistel ka osaleda järgmine aasta, kui konkurss toimub? Oli see protsess selline, et võiks ja tulem samamoodi? Ega ta midagi rasket ei olnud. Mari veel, kui palju teed sul oli sellega? On ju, et kindlasti ta ju, nagu te just rääkisite, et parandabki nähtavust selles mõttes ja et mingigi nagu eelis sul nagu on, et silma paista, et seal ettevõttes on nagu märgatud seda inimest ja niimoodi. Ja ka ettevõtte jaoks on ka oluline leida endale ikkagi parimaid praktikante, häid praktikante ja see aitab nagu näidata seda, et praktikanti väärtustatakse, hinnatakse, et võib-olla tasub tulla. Täpselt samamoodi, mina vaatan ka huviga neid ettevõtteid, kes saavad selle tiitli, et nad on praktikantide eest hästi hoolitsenud ja on praktikantide lemmikud, on ju, et tundub endalgi siuke tunne, et ma tean, kui raske töö see tegelikult on. Tahaks isegi sinna ettevõttesse minna, kui niimoodi hoitakse ka noori tegijaid, on ju. Selge, aga saate lõpetuseks ma küsiksin ühe küsimuse teie käest veel ja see on see, et mis on üks soovitus, mille te annaksite inimesele, kes hakkab siin lähiajal siis kandideerima kuhugile praktika kohale? Ma ütlen igale inimesele, kes kuhugi kandideerib, kas praktikale või päris tööle, et valmista ennast vestluseks ette, alati. Kas vestlusel on lihtne pääseda tänasel hetkel? Et selles mõttes, et kas juba seal CV-faasis peab midagi tegema teistmoodi või tegelikult ikkagi kõik potentsiaalikad pääsevad jutuajamisele ka, et ma ei tea, kui... Ma ei oska kõigi valijate eest rääkida, et eks igaüks vaatab CV-s oma mingid olulisi märksõnu, mida ta otsib parasjagu sellele ametikohale, et sõltub, on ju, et aga kui sulle tundub, et vähemalt töökuulutuses öeldu ja et CV-s olev vastab, tundub korrelatsioonis olevat, tundub kuidagi huvitav, siis ikkagi vestlusele pääseb. Õige tunnetus inimese kohta saad sa ikkagi vestlusel kätte. Nõus.
See mõte, mis ennist kõlas, et ennast nagu suuremaks, ennast nagu tähtsamaks valetada tõesti ei ole mõtet, sest sa pead arvestama selle võimalusega, et sa päriselt saad sinna praktikale, on ju, et ära hakka endale seda nagu auku ette kaevama, ütleme niimoodi. Aga võib-olla see on just kõrge lati seadistamine või? Vot ei tea, et teedki endale selle kõrge lati, jõuad kohale ja pärast ei saagi hakkama, et see on nagu juba kehv. Et võib-olla keegi väga hea jääb ilma sellest võimalusest, aga ta oli vähemalt aus. Et olla siis aus ja otsekohane ja rääkida asjast nii nagu on. Nii nagu on. Teiega oli uskumatult tore vestelda, mina sain jälle praktikamaailmas natukene targemaks ja selle konkursi kohta ka rohkem informatsiooni. Soovingi teile siis head päeva jätku ja samuti kuulajatele ning järgmise korrani. Kuulate podcasti Oskustega tulevikku, kus hariduse ja töömaailma ühisosadest, oskustest ning tulevikust räägivad oma ala asjatundjad.